Räägi meile natuke lähemalt Hyundai ühest mudelist Insterist, et mis on selle siis eelised ja mugavused? Insterist alustame kõigepealt sellest, et ta on selle aasta maailma elektriautoks valitud. Ja kindlasti põhjustega. Üks asi on tema mugavus ja läbisõidu ulatus. Üks asi on see, et linnasõidu juures sa pead väga harvadele laadima. Tema läbisõit on linnas üle 500 kilomeetri ja kui me linnas sõidame, kindlasti vaja hästi palju parkida. Autol on olemas 360 kraadi kaamera. Sa näed igale poole, ette taha, paremale, vasakule. Lisaks on ees taga parkimisandurid, sa näed igale poole. Ja kui sa isegi vahetad sõidurada, kaamera pilt tuleb sulle ekraanile, sa näed nii paremal pool toimuvat kui vasakul pool toimuvat. Ja lisaks kõik soojendused, roolisoojendus olemas, head tuled, kliimaseadmed, ohutusseadmed, adaptiivsed püsikürishoidud, ehk kõik see, mis üks hea juht vajab autol. Inster on üks väheseid väikseid autosid, kus on ka tagaistudes ruumi. Ja üks hea lisa on seal see, et kui sa saad tagaistmed nihutada ettepoole, kui su juhuslikult sa ainult kahekesi, see annab sulle kohe pagasi ruumi rohkem. Et ta ei ole lihtsalt ühe poekoti auto, vaid sa saad rahulikult ka reisile minna. Meil on käimas üle Eesti proovisõidukampaania, ehk siis kõik kliendid, kes käivad meie juures proovisõitmas Hyundaidega, siis nende vahel loosime välja luksusliku ja romantilise veespa paketi Tartus. Soon nüüd uuenes sügisel ja meil ongi rõõm pakkuda sellist natukene sportlikumat, jõulisemat disaini, mille varustuse nimetatakse N-Line. See on siis saanud inspiratsiooni meie kõige sportlikumatest mudelites, mis on N ja sellisel tavatarbijale, kellele seda sisu ehk siis jõudlust nii palju pole vaja, aga välimine ja emotsionaalne pool võiks olla sportlik, siis on täpselt selline spetsiaalse disainiga, visuaalse paketiga N-Line mudel, mis siis omab just välimust ja sisemust, mis on näiteks just need õmblused, sportlikud detailid, tumedad aktsendid, kõik see pool. On olemas hästi mugav funktsioon tõesti, et sa tuled kahe kotiga, sa ei pea neid kotte talvel, sügisel maha panema, vaid sa lähed lihtsalt auto juurde ja see peab võtid ka otsima ja tagaluuk avaneb.